Päev on päev, kus me ütleme, et on hea olla Jumala kojas. Ja nagu psalmist ütleb, et üks päev sinu õuedes on parem kui muud 1000. See on ligikaudu umbes 3 aastat. Täna on hea, et meil on taas võimalus koguneda ja öelda, meil on hea Jumal. Ärge kohkuge, kui siin käib kaamera jumalateenistuse ajal täna ringi ja filmib. Tegemist ei ole Eesti Televisiooniga, see tuleb võib-olla edaspidi, aga mitte TV7-ga. Aga me teeme ühte kogudust tutvustavat filmi ja Arpat Kääramees on meid täna selleks aitamas. Et olgu see meie tänase jumalateenistuse loomulik osa. Kus sa tahad täna oma mõtetes olla? Me oleme küll füüsiliselt siin, aga ma soovin, et me oleksime oma mõtetes siin. Ja selleks me palvetame, et kõik see, mis meil olme ja igapäevaselt kaasas on, see jääks siia ukse taha ja oleksime ainult Jumal ja meie. Ma palun, et me tõuseme. Püha Jumal, sinu sõna ütleb, tulgem nüüd tema õuedesse tänuga. Ja seda me täna tahamegi teha. Tulla sinu ette, kogeda sinu pühadust ja paluda, et me läheksime siit ära teistsugusena, kui me oleme tulnud. Issand, aita, et me võiksime osa saada sinu pühadusest, sinu armastuse puudutusest. Sellepärast, et sinu heldus on suur ja sinu armastus mõõtmatu. Tänu, Issand, et sa oled täna siin, kõnetad meid, kui meie oma südame sulle avame. Aamen. Võite tegelikult püsti tõusta. Võime koos laulda. Tulgem nüüd. Lihtsalt lase Jumalal puudutada sind praegu ja kiida Issandat. Jumal, me täname, et sinu püha vaim on meie kohal praegu siin. Ja ma tänan, et sa kõnetad igaüht meist siin praegu isiklikult. Ja ma tänan, et see on sinu arm, et me võime olla praegu siin ja sinu nime kiita. Tulgem nüüd tema õuedesse tänuga ja laulame talle uue laulu, sest tema heldus kestab igavesti ja tema armul pole mingeid piire. Tulgem nüüd tema õuedesse tänuga ja laulame talle uue laulu, sest tema heldus kestab igavesti ja tema armul pole piire, sest ta on suur ja ta valitseb igavesti. Kogu maa on täis tema au, kiitkem teda. Tulgem nüüd. Tulgem nüüd tema õuedesse tänuga ja laulame talle uue laulu, sest tema heldus kestab igavesti ja tema armul pole piire, sest ta on suur ja ta valitseb igavesti. Kogu maa on täis
Ja me loeme koos 1. Moosese 2. peatükist. Ja Jumal oli lõpetanud 7. päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. See on lugu taeva ja maa sündimisest, kui need loodi. Sel ajal, kui Issand Jumal tegi taeva ja maa, kui ainsatki väljapõõsast ei olnud veel maa peal ja ainsatki väljarohtu ei olnud veel tärganud, sest Issand Jumal ei olnud lasknud vihma sadada maa peale ja inimest ei olnud põldu harimas. Sel ajal tõusis udu maast ja kastis kogu mullapinda. Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Ja Issand Jumal istutas Eedeni rohuaia päevatõusu poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud. Ja Issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa, ja elupuu keset aeda ning hea ja kurja tundmise puu. Ja me loeme koos 1. Korintuse 9. peatükist. Sest kui ma evangeeliumi kuulutan, ei saa ma sellega kiidelda, kuna see kohustus on pandud mu peale ja häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta. Sest kui ma teen seda vabatahtlikult, siis ma saan palka. Aga kui sunniviisil, siis ometi on see minu kätte usaldatud majapidamine. Mis on siis minu palk? See, et ma evangeeliumi kuulutades levitan evangeeliumi tasuta, nii et ma ei tarvita oma õigust, mis käib evangeeliumiga koos. Sest ehk ma küll olen sõltumatu kõigist inimestest, hakkasin ma kõikide orjaks, et võita võimalikult palju. Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute. Seaduse all olijatele, ehkki ma küll ise ei ole seaduse alune, olen ma saanud seaduse aluseks, et võita seaduse aluseid. Seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks, ehkki ma ise ei ole ilma Jumala seaduseta, vaid Kristuse seaduses, et võita neid, kes elavad seaduseta. Nõrkadele olen ma saanud nõrgaks, et võita nõrku. Ma olen saanud kõigile saanud kõigeks, et igal juhul mõne päästa. Aga seda kõike teen ma evangeeliumi pärast, et saada selle kaasosaliseks. Nüüd tervitame üksteist mitte käepigistuse ja kallistusega, vaid naeratusega ja lehvitusega. Ja pühapäevakooli lapsed saavad minna nüüd tundi ja me jätkame muusikaga. Palun võtame istet. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevastes ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus.
siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevas sees ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Oh Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle meie iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle meie iga ime. Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Kiitus kõige kõrgemale. Tere hommikust. Good morning. Minu nimi on Kristjan Lubasher. My name is Christian Lubasser. Ma olen sündinud Tšiilis, I'm born in Chile, aga ma elan 15 aastat Euroopas. but I've been living in Europe for the past 15 years. Praegu ma elan ja töötan Tallinnas. Right now I'm living and working in Tallinn, Ma räägin eesti keelt natuke, and I'm also speaking a little bit Estonian, aga ma õpin seda. but I'm still learning. Thank you. Aitäh! So, when I was 16 years old, Kui ma olin 16-aastane, my family moved from Chile to Brazil. siis mu perekond kolis Tšiilist Brasiiliasse. And we had very difficult times by then. Ja see aeg oli üsna raske aeg. And there was this group of people that were willing to help us. Ja oli üks grupp inimesi, kes olid valmis meie peret aitama. And I couldn't understand why these people that didn't know us wanted to help us. Ja ma ei saanud aru, miks võõrad inimesed, kes meid ei tundnud, olid valmis meie peret aitama. For me, it was kind of a sect. They call it church. Minu jaoks oli see üks sekt, mida kutsuti kirikuks. So one day I decided to go and visit these people with my mother because she was visiting already. Ja üks pühapäev ma otsustasin, et ma lähen oma emaga kaasa, sest tema juba käis selles kirikus. So I went to church one Sunday. Nii et me läksime koos kirikusse ühel pühapäeval. And I was so surprised by the love of these people. Ja ma olin väga üllatunud sellest armastusest, mida ma kogesin nende Now I inimestega. recognize it was the love of God. Ja nüüd ma saan aru, et see oli tegelikult Jumala armastus. So a few weeks later, I decided to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Sellel oli selline mõju, et paar nädalat hiljem ma otsustasin vastu võtta Jeesuse oma päästjana. Then I met my wife at engineering school. Ja siis ma kohtasin õpingute käigus oma abikaasat. And this year we are celebrating our 30th birthday, wedding anniversary. Ja sellel aastal saab meil 30 aastat abielus And we olemist. are also going to become grandfathers. Ja meist saavad ka vanavanemad. Then we moved to Europe 15 years ago. Siis 15 aastat tagasi me kolisime Euroopasse. And we started to attend a Baptist church, an international Baptist church, Ja me hakkasime käima ühes rahvusvahelises baptisti koguduses. where we are serving since then. Ja seal teenime me siiamaani. My wife is
She's helping with fellowship, children's school, and also she leads a women's Bible study. Mu abikaasa aitab seal osaduses paremat osaduskeskkonda luua lastetööga ja ka naiste piibliõppega. And I serve as a deacon and as a trustee, which is kind of legal representative. Ja mina teenin selles koguduses diakonina ja mul on ka teatud sellised juriidilised õigused ja kohustused. So what I learned from my work with God Mida ma olen siis õppinud oma elust koos Jumalaga? is that in spite of the moments Et hoolimata teatud hetkedest and my good and bad decisions, ja minu headest ja halvadest otsustest, when I look back, kui ma vaatan oma elule tagasi, I see that God has always been with me. siis ma näen ja tunnen ära, et Jumal on olnud alati minuga. And now I feel really very confident on him. Ja nüüd ma tunnen ennast julgelt temas. As Paul wrote to the Corinthians, that we live by faith, not by sight. Ja nii nagu Paulus kirjutas Korintuse kogudusele, et me elame usust, mitte nägemises. I would like to read something from the Bible, from Philippians, Tahaksin lugeda ka Filippi kirjast. and I will read in English. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Filippi 4. Olge ikka rõõmsad, issandas, taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. So even if I cannot speak your language, Et isegi kui ma olen siin teie keskel, aga ma ei oska rääkida teie keelt I don't know you, ja ma ei tunne teid kõiki you don't know me, ja teie ei tunne mind, we are brothers and sisters in Christ. siis ometigi Kristus Jeesus oleme vennad ja õed. And that's the most important thing. Ja see on kõige olulisem. Rejoice always. Amen. Olge alati rõõmsad. Amen. Mulle meenub see aeg, mil käisin kaugeid teid. Mind kutsusid sa, käisin kaugeid teid. Mind ootasid sa, pere oli see, mis iial igatsenud sa. Pere oli see, mis iial igatsenud sa. Sa oled kõige looja ja meie isa. Sa oled kõige looja ja meie isa. Kui olin su vaenlane, mind lähemale tõi. Kui olin su vaenlane, oma nime andsid mul. Kui olin su vaenlane, mind lähemale tõi. Kui olin su vaenlane, mu nime muutsid sa. Nüüd ma tean, et sa oled looja ja meie isa. Nüüd ma tean, et su igatsus on perekond. Nüüd ma tean, et Jeesuse veri mind puhastab. Nüüd ma tean, et ma
pole enam üksi, sest sina tõid mind oma peresse, sina muutsid minu südame, sina andsid mulle uue nime. Sina tõid mind oma peresse, sina muutsid minu südame, sina andsid mulle uue nime. Olen sinu tütar ja sina tõid mind oma peresse, sina muutsid minu südame, sina andsid mulle uue nime. Sina tõid mind oma peresse, sina muutsid minu südame, sina andsid mulle uue nime. Ja kuhu viib meid teekond, me sinu perekond, täidad oma päeva meid, et su elu jagada. Ja kuhu viib meid teekond, me sinu perekond, täidad oma päeva meid, et su elu jagada. Ja kuhu viib meid teekond, me sinu perekond, täidad oma päeva, et su elu jagada. Ja kuhu viib meid teekond, me sinu perekond, täidad oma päeva meid, et su elu jagada. Sina tõid mind oma peresse, sina muutsid minu südame, sina andsid mulle uue nime. Sina tõid mind oma peresse, sina muutsid minu südame, sina andsid mulle uue nime. Olen sinu tütar. Suur tänu, suur tänu. Aga üle kõige olgu tänu meie heale Jumalale, kes on võtnud meid oma perekonda, et me võime olla tema lapsed. Aitäh, Kristjan, sulle ka. Thank you, Kristjan. Täna on meie kalendris ülemaailmne baptismipäev. Mida see tähendab? See tähendab seda, et ilma kokku leppimata on täna tulnud rahvusvahelisest baptisti kogudusest Hollandist Kristjan meid tervitama. Ja ma usun, et see ei ole juhus, vaid nii on Jumal tahtnud. Ülemaailmsesse baptistide peresse kuulub täna statistika järgi 241 liikmesliitu, 126 maad, 47 miljonit ristitud liiget, mis siis baptisti liikumises tähendab seda, et koguduse liikmeks saab, kui sa oled täisealine, ja see number võib olla ligi 100 miljonit, kui noored ja lapsed sinna hulka arvata, kes koguduse töösse on kaasatud. Ja 169 000 kogudust. Meie Kalju kogudus nende hulgas. Baptisti Maailmaliit rajati 1905. aastal Londonis konverentsil ja täna siis meenutan ka seda, et Euroopa Baptisti Liitu juhib meie Eesti oma Kalju koguduse endine pastor Meego Remmel ja asepeasekretär on Ele Liht, kes on meile kõigile ka tuttav. Nii et eestlased on Euroopa Baptisti Liidus täna väga nähtavalt teenimas. Ja täna me oleme Jumalale tänulikud selle eest, et me tunnetame seda suure ühtse pere osadust. Aga nüüd, kui sa, Harri, saad käima selle video ja katkestad sealt, kus Meego lõpetab, siis on tore.
pikk tee tulla, eks ta siis mööda traate tuleb kuskilt. Aga olgu siis nii, et ma ütlesin need numbrid ära ja võib-olla seal on lihtsalt erinevate liitude tervitused väga erinevates keeltes. Et see oleks täna olnud selline kogemus nagu kusagil nelipühipäeval, kus igaüks tundis rääkivat oma keelemurret, aga jätame selle tulevikus siis, kui me oleme taevas. Paar sõna koguduse tulevikust ja teadetest. Kui Jumal kingib armu, siis igal pühapäeval kell 11 kõigile ikka tere tulemast. Ja tahaksin meenutada ühte koos tegemise asja, mis seob meid ühtse perekonnana veel rohkem kokku. Kes sellesse juba on haaratud, see võib öelda, et see on üks väga eriline kogemus. Just sellel teistsugusel ajal. Me oleme lugenud koos apostlite tegusid jaanuaris ja nüüd veebruarist me alustasime Luuka evangeeliumi lugemist. Kes tahab veel sellega liituda selles mõttes, et sa võid seda teha oma kodus muidugi siis, kui sul on sobiv aeg, aga et kui sa tahad oma lugemisest ka märku anda ja mõttevahetuses osaleda ja lugeda ka seda, mida teised kirjutavad, siis ühtsesse gruppi lisamiseks, kus me seda teeme, kirjuta palun kas Karmen Kääramehele või Kristiina Krabi-Klanbergile ja sind lisatakse sinna gruppi. Ja me teeme seda niimoodi, et me loeme veebruaris Luuka evangeeliumi ja loeme just seda peatükki, mis kuupäev parasjagu on. Nii et täna oleks siis Luuka evangeeliumi 7. peatükk. Nii et olge julged kirjutama ja kontakti võtma, kui te tahate sellesse osaskonda ka ennast lisada. Aga nüüd me paneme kokku ohvri ja palun, et vennad tulevad ja teenivad meid sellega. Sinu ees, Isa hea. Kui ootan sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulan sind, mind kõnetad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Sinu ees, su sulane ootab su häält. Sinu ees seisan ma. Sinu ees ma ootan ja kuulan su häält. Sinu ees, Isa hea. Kui ootan sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulan sind, mind kõnetad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su häält. Nüüd tule taas ja
Jeesus, ma tänan, et sa oled siin praegu. Ma tänan, et sina oled suur ja sina oled nii võimas. Issand, et isegi tänasel päeval, aastal 2021, täpselt samamoodi nagu me võime piiblist lugeda, nagu sa tegid siis, teed sa ka täna suuri imetegusid ja ma tänan, Issand, et meie, kes me oleme sinu loodud, Issand, et me võime kogeda neid sinu suuri tegusid ja sinu imesid, Issand. Aitäh sulle selle eest, kes sina oled, Issand, selle ohvri eest, mille sina andsid meie eest, Jumal. Tänu, Jeesus. Jätkame palvetega. Tänu, et sa kannad meid oma kätel igat üht. Issand, tänu sulle, et sina annad rahu. Ja siin on nii palju inimesi, kes on saatnud oma isikliku mure, aga ka tänu. Ja need inimesed vajavad täna seda, et nad tunneksid, et sina kannad neid oma kätel. Issand, me täname sind koos Tõnuga, kui ta ütleb, et meil on Eestis olukord palju parem kui mujal, et me oleme olnud hoitud. Ja kui ta ei saa küll täna tulla siia meie perekonna osadusse, siis ometi, kui ta on meiega ülekande kaudu, siis õnnista Tõnut ja tema peret väga. Issand, me täname ka Heinoga sind Läänemaal, et sa oled kuulnud tema palvet silmanägemise eest ja et on saanud abi. Samuti, kui nad meid täna jälgivad koos abikaasaga, siis me palume, et sa neid väga puudutaksid ja et nad kogeksid, et kodukoguduse palved ühendavad meid just praegu, pühavõimu kaudu. Üks õde palub lahendust oma terviseprobleemidele, kui ta on haiglas ja ootab lahendust, kas operatsioon või mõni muu asi. Kingi talle rahu ja luba, et kas sa kasutad arste või teed oma imet, aga me palume kogudusega, et sina puudutaksid teda praegu ja annaksid talle tulevikku ja lootust. Siin on ühe tubli pereema palve oma tervise eest, kui tal on väga harva esinev haigus ja see on olnud seni ravimatu. Ta on käinud palju kontrollis ja saanud peaaegu Eestis kõige paremat arstlikku kontrolli ja neid võimalusi, mis on. Issand, peatu tema juures praegu, tema abikaasa juures ja laste juures. Anna oma rahu ja luba, et ta võiks tunda, et sina kannad teda kätel. Isa, me palume koos kogudusega Teili ja Teeni eest Kosovas ja nende laste eest. Issand, õnnista neid praegu. Kui nad on samuti meiega osaduses, siis luba, et nad võiksid kogeda, et ka nemad on kätel kantud. Ja kui nad tulevad ehk juulikuus tagasi oma kodukogudusse ja Eestisse elama, siis sa tead, milline elumuutus see on sellises vanuses lastele. Koolid, sõbrad, kõik muutub. On vaja leida uus kodu, uus töö. Issand, anna neile rahu ja teadmine, et nad on siia väga oodatud ja sina armastad neid ja aitad kõiges ka nende organisatoorsete küsimustega tegelemisel. Samuti mind täname sind koos Helena ja Brentiga Saksamaal, et nende armas tütar Liisa on saanud uude heasse kooli sisse ja nemad peavad harjuma seal uues keskkonnas ja uues kultuuris. Aga issand, tänu, et sa oled kandnud ja praegu samuti palume nad koguduse osaduses sinu kätte. Üks vanema on toonud palve oma 7-aastase lapse pärast, kes sündis südamerikkega. Ja see on hakanud viimasel ajal ägenema. Õnnista need armast vanaema ja vanaisa, nad praegu istuvad siin. Ja issand, õnnista seda perekonda. Luba, et ema, isa ja õed-vennad võiksid tunda ja teada, et see armas laps on sinu käes. Ja sina teed just seda, mida on vaja. Issand, tahame paluda ka ühe enneaegselt sündinud lapse pärast. Issand, sina tead seda olukorda paremini kui meie ja kui see palvesoov on toodud meie ette ja seal on mitmeid probleeme tervislikult, issand, õnnista seda perekonda väga.
Nad on sulle armsad ja kallid ja selle väikese beebi õdesid vendi. Kingi oma rahu. Ja me ei oska seda sõnadega teisiti väljendada kui seda, et issand, luba seda kätel kandmise kogemust ka sinna peresse täna hommikul. Kui me oleme seda laulnud, siis me palume seda ka sõnadega veel üle, et sina, issand, kõige väelise jumalana ja inimest armastava jumalana sekkuksid ja puudutaksid praegu. Isa, me toome sinu ette ka oma eespalvekoguduse, Lihula koguduse sel aastal ja palume, et sa neid armsaid õdesid vendi seal samuti täna ilma ei jätaks. Ja veel on siin 2 palvet. Issand, siit mõni maja edasi elab Eestis väga tuntud muusik Jaak Johanson oma abikaasaga. Nad on käinud ka siin meie kirikus. Ja kui ta põeb ravimatut haigust ka seni, mis ei ole allunud ühelegi ravile, ja arstide sõnul ja inimliku väljavaate kohaselt ei olegi lootust. Aga issand, sinul on alati lootus. Sina viid läbi surmast, sina kingid igavese elu ja tänu, et ta tohib tunda sind. Aita, et ta võiks olla lõpuni ustav sulle. Ja me palume täna, et sinu tahe sünniks, aga issand, me teame ka, et see on hea ja parim plaan. Ja me teame, et sina oled kõikväeline Jumal ja sina võid ta terveks teha ja seda me täna palume. Ja veel lõpuks ühe üksikema palve, kes palub oma tervise pärast, oma laste pärast ja oma igapäevase toimetuleku pärast. Issand, ole talle taevane isa ja kingi seda, mida igal päeval vaja on. Ja nüüd, issand, kui sa kõigile teistele armu annad, siis ära mine meist mööda, anna meile ka. Kõik, kes me siin saalis istume ja praegu oleme pühavaimu kaudu osaduses, kas üle Eestimaa või ka üle maailma hiljem, kui seda järel vaadatakse, seda Jumala teenistust, siis võid praegu tõsta oma käe, kas tänuks või siis, kui sul on mure, oma isiklikuks palveks. Kui sul on vajadus, tee seda julgesti. Issand, tänu sulle, et see on hetk, kus me kogeme kõik praegu. Sina kannad meid oma kätel. Issand, tänu sulle, et sa oled nii hea isa. Hoolid meist, saadad meid ja jagad veel oma sõna pastor Vilveri kaudu, kui ta varsti tuleb ja seda meile jagab. Ja täname, et ka kõik meie muud vajadused iga päev on kaetud, ka koguduse omad. Õnnista seda ohvrit, mis me kokku panime ja aita, et see võiks teenida ikka seda head eesmärki, et sinu evangeelium leviks. Aamen. Julgusta mind, kui kõnnin siin süüte peal. Õpeta mind sind kuulma, õnnista mind, kui palves sind ootan seal. Usaldan sind su täiuses suures, nimele Jeesus ülistust tuues. Kiidan sind, kui ka mõistmatud on su teod. Valgusta mind sind tundma, julgusta mind, kui kõnnin siin süüte. Õnnista mind, kui palves sind ootan seal. Usaldan sind su täiuses suures, nimele Jeesus ülistust tuues. Kiidan
Mulle kahjuks täna hommikul tõlki ei eraldatud, nii et igaüks peab järgneva sõnumi enda jaoks ise ära tõlgendama. Ma usun, et praeguses ajas on mitmeski mõttes selline aeg, kus me kogudusena peame küsima, et mida me peame tegema, kuidas me peame olema kogudus. Alles sai täis aasta sellest, kui Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas välja, et COVID-19 puhul on tegemist pandeemiaga ja me sisenesime sellesse aega, mis tegelikult meie kõigi jaoks on selline esmakordne. See tähendab, et meil on olnud aasta aega tegelikult aega harjutada, aga me ei tea, kaua see kestab. Ja täna on olukord mitmeski mõttes seissugune, kui ta oli aasta tagasi, mis tähendab seda, et me ei tea ka seda, milliseks see kõik kujuneb. Oleks ma aasta aega tagasi teadnud, milline luksus on näha oma koguduse liikmete täis nägusid, siis ma oleks võib-olla teid põhjalikumalt vaadanud. Meie ajal ei ole olnud, nagu ma ütlesin, sellist aega, aga ma usun, et kogudusele on see mitmeski mõttes aeg, kus ta saab küsida uuesti, kuidas olla kogudus. Veebruar, millesse me oleme astunud, on hoolimise ja armastuse kuu. On üks kuupäev, veebruarikuus, mida me nimetame Valentini sõbra või kuidas iganes päevaks. Kuu, millal me oleme muutnud legaalseks isegi põhjamaalastena olla teiste suhtes avatud ja armastavad, hoolivad ja tähelepanelikud. Kas on siis paremat aega, kui küsida endalt, milline me kogudusena peame olema? Ja hea on see, et me ei pea neid vastuseid sellele küsimustele otsima, ei tea kust, vaid saame vaadata ikka sinna, mille peal me kogudusena seisame, ehk Jumala sõna. Ja Matteuse evangeelium ütleb meile, milline me kogudusena peame olema. Ja need ei ole evangelisti välja mõeldud sõnad, vaid need on issanda enda sõnad Matteuse evangeeliumi 22. peatükis 34. salmist edasi. Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seaduse tundja nende seast küsis teda kiusates, õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus vastas talle, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Ja teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu iseennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. Amen. Ma loodan, et kuidas iganes sa täna näed seda olukorda, mis on maailmas, koguduses ja koguduse elus, siis hoolimata kõigest sa julged edasi vaadata lootusrikka pilguga. Meil on igas eluolukorras võimalus vaadata sellele kas lootusega või lootusetusega. Kas praegune aeg on täis vaid seda, millest me puudust tunneme, millest me tunneme, et meid on ilma jäetud, või me näeme ka uusi ja seni nägematuid võimalusi? See peegeldub ka selles, kellesse me usume. Kas temal on anda meile lootuse sõnum täna või me arvame, et see olukord maailmas on suurem kui issand, kelle kogudus me oleme? Ma usun, et igas olukorras tasub rõõmustada selle üle, mis on hästi. Ja ma tahan seda uskuda isegi peale sellist aastat nagu 2020. Ma arvan, et positiivse poole pealt meil ei ole mitte kunagi olnud nii palju aega, kui meil on täna. Võib-olla sa ei ole minuga nõus, aga kindlasti on vähem segavaid faktoreid. Me ei ole kunagi pidanud olema nii palju võib-olla kodus, kui me praegu peame olema. Ja samuti ma usun, et
kunagi rohkem kui võib-olla viimase 100-150 aasta jooksul on meil võimalus olla kogudus väga erineval viisil. Ja ma usun, et Jumalal on oma plaan ja mõte ka selle ajaga. Tema ei ole oma tööd lõpetanud, sest meie ümber on veel terve hulk inimesi, terve hulk Jumala head tööd. On neid, kes ei ole evangeeliumi veel kuulnud, kes ei ole Jumalat veel kohanud ja kes vajavad, et kogudus leiaks uusi viise nendeni jõudmiseks. Meie moto sellel aastal on kujunenud nii, et üks suhe, leida üks suhe, mis tähenduslikuks muuta ja mille kaudu kuulutada evangeeliumit. Aga ma usun, et isegi kinniste ja külmade põhjamaalastena me suudame hoolida rohkem kui ainult ühest inimesest. Jumala missioon selles maailmas on, et armastus võiks levida. Ja meile on Jumala kogudusena kohustuslik järgida oma koguduse issanda käsku, mille ta on meile jätnud. Seda enam, kui see on suurim käsk, mille issand on jätnud. Korra ma peatun täna selle käsu erinevatel elementidel, sest nad on omavahel paratamatult seotud. Kõigepealt ütleb issand, et armasta oma Jumalat. See on esimene ja kõige olulisem, sest sellest saab alguse kõik muu. Jumala kogudusena võib see tunduda täiesti iseenesest mõistetav. Aga paraku näitab meile ajalugu, et isegi koguduse jaoks võib saada miski muu olulisemaks kui koguduse issand ise. Inimestena on meile omane, et kui me ei pane tähele Jumalat, saame me ise endale Jumalaks. Me saame ise kõige olulisemaks. Ükskõik, kuidas me seda kaunistame, ükskõik, kuidas me seda ilustame. Ja seega me peame iga päev, igal ajahetkel kontrollima, kas Jumal on see, kelle me jätkuvalt oleme pannud oma elus esikohale. Siin on üks kuldvõtmeke, üks viis. Ja see on Jumala sõna kuulmine. Sõna kuulmine ja sõna kuulmine. Kui me Jumalat armastame ja usume, et tema on hea, siis kogudusena on meie ülesanne olla sõna kuulelikud. See ei ole raske. Ei ole raske olla oma armastatule meelepärane, kui me teda armastame. Ka Jumalale, kes meid armastab, kui me teda armastame, ei ole keeruline olla sõnakuulelik. Sest edu Jumalaga tähendab eelkõige sõnakuulelikkust, mille tulemuseks omakorda on Jumala kõikehõlmav õnnistus. Vaid siis, kui Jumal õnnistab koguduse elu ja tööd, vaid siis on kogudus ka edukas. Ükskõik, milliste parameetritega me koguduse töö edukust ka ei vaata. Aga eelkõige on meie ülesanne esindada maailmale Jumalat. Ilma Jumala õnnistuseta, tema vaimu tööta, selle kohta ütleb koguja, et see on üks tühi vaev ja vaimu närimine. Aga me peame olema Jumalale sõnakuulelikud. Ja me peame olema sõnakuulelikud. On neid, kes on ainult Jumala sõnakuulijad ja siis on neid, kes on sõnakuulijad ja sõnategijad. Ja siis on neid, kes on ainult tegijad. See, et me läheme kaasa mõne tegevusega nii, et me unustame ära Jumala sõna.
tema juhiste kuulamise, temaga koos olemise, temalt küsimise, kuhu sa oled teel. Tegevused saavad oluliseks, põhiliseks ja me eksime nendesse ära. Praegu on väga piiratud see, mida me kogudusena saame teha. Ja ma näen Jumala õnnistust ka selles. Võib-olla lubab Jumal praegust aega ka sellepärast, et see annab meile rohkem võimalust olla kuulajad ja kuulijad. Ma ei tea, millised on olnud teie sõna lugemise ja palveharjumused siiani, aga kui ma näen kas või seda, mis toimub meie Messengeri grupis koguduses, siis ma tahan uskuda, et seda on rohkem. Aga rõõm on sellest igal juhul. Ja ma ei tea, kas tavaolukorras me oleks midagi sellist teinud. Me võime olla sõnakuulijad täiesti uuel moel. Armastage Jumalat kogu oma hingest ja kogu oma jõust ja kogu oma väest. See on esimene, mida Jumal koguduselt ootab. Teiseks ütleb ta, et armastage oma ligimest. Kogudusena tuleb meil armastada inimesi. Me teame, kuidas Jeesus vastas, kui temalt küsiti, kes on minu ligimene. Ta jutustas loo halastajast samaarlasest ja sellest, kuidas võõras päästis tema elu. Kes oli ligimene mehele, kes oli jäetud kraavi äärde surema? See, kes teda aitas. Meie ümber on täna rohkem inimesi, kes vajavad abi kui varem. Olgu see siis pandeemiast põhjustatud tervisemured, töökaotusest põhjustatud majanduslikud mured või üksindusest põhjustatud vaimse tervise mured. See haigus ulatub igasse eluvaldkonda, mis tähendab, et meil on rohkem kui iial varem võimalus üksteist tähele panna ja armastada. Kas ma näen neid, kes on hädas ja neid, kes on võib-olla juba surmahädas? Issand ütleb, et koguduse kohustuseks on hoolitseda ja hoolida inimestest. Sest muidu ei jõua armastuse jutt nendeni, sest kui nende vajadused on rahuldamata, siis see ei kõneta neid. Me võime olla need, kes räägivad head sõnumit, aga seda mitte keeles, mida mitte keegi ei mõista. Sest olgem ausad, evangeelium oma olemuselt on niivõrd teistmoodi sõnum, et kui inimene ei koge seda praktikas, ei näe seda toimimas, on sellest väga keeruline aru saada. Ma ise ka pastorina avastan üha uuesti ja uuesti, et evangeeliumi sõnumi keskmes on geniaalne mõte armastavast Jumalast, kes on teinud kõik, et päästa inimkonda. Aga samas ma pean tunnistama, et see on võõras uskmatule, inimesele, kes evangeeliumi sisu ei ole kuidagi kogenud. Kui me aga kõneleme kogudusena keeles ja praktiliselt, mis vastab inimeste vajadustele, siis on oluliselt suurem tõenäosus, et nad mõistavad evangeeliumi keskmeks olevat sõnumit. Täna räägitakse palju armastuse hoolimise defitsiidist. Sellest, nagu ma ütlesin, kuidas inimesed on üksi, kuidas noorte ja vanemate vaimne tervis kannatab selle pärast. Palju räägitakse, aga kui palju tehakse? Tavaliselt piirdub maailm, ja vahest tuleb meil ka endale otsa vaadata, aga me ise ainult pealtvaatamisega. Kuid Matteuse 25. peatükis tuletab Issand meile meelde, mida ta oma koguduselt ootab. 35. ja 36. salmis ütleb Issand, kui ta tagasi tuleb, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja
te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Täna me oleme võib-olla mitmeski mõttes vangis. Kas keegi tuleb meie juurde? Teoorias on väga ilus arutleda erinevate maailma probleemide ja ühiskonna murede üle. Ja see on hea viis, kuidas oma aega surnuks lüüa. Aga neid probleeme eirates ja samas neid probleeme eirates me tunneme ennast siiski kuidagi paremini, kuidagi asjalikumalt, et meil on midagi öelda sellele kõigele kaasa. Hoolimatus ja kalkus on samamoodi maailmas tavalised. Sest maailm kannatab Jumala defitsiidi all. Aga selle all ei tohi kannatada Jumala kogudus. Me lugesime ja seega me teame, mida Issand väärtustab, mida ta meilt ootab. Ta on ise jätnud meile eeskuju ja meil ei ole kogudusena mingit põhjust mitte seda järgida. Tegelikult ma usun, et see maailm igatseb Jumala järele. Jumala järele, keda kogudus on näinud, aga kellele maailm on ise selja pööranud, samas teda otsides ja leida püüdes. Aga seda Jumalat tuleb inimestele näidata neile arusaadavas keeles. Kui Issand käis mööda maad, siis ka tema astus inimeste juurde, lähenes neile arusaadaval viisil. Sellel viisil, kuidas tema sõnum oli neile kõige paremini mõistetav. Rahuldades enne kõike nende vajaduse, võttes nad vastu, tervendades ja siis rääkides keeles, mis oli arusaadav. Elulistes näidetes ja armastuse tegudes, pannes oma õpetus nende jaoks praktikasse. Ma mõtlen sellele kogukonnale, keda on pandud meie ümber, Kalamajale. Ja ma mõtlen, et kas nad näevad nende kiriku seinte vahelt, et siin on üks hooliv ja armastav kogudus. Kas nad seda üldse näevad? Tegelikult see on väga lihtne. See saab alguse väga väikestest tegudest. Püüdke suuremalt kui mina, aga ma toon teile ühe pisikese näite iseenda elust. Läksin üks hommiku tööle ja panin tähele, et meie värske kolleegi autol põlesid tuled, aga ta ise oli tööl. Läksin ta juurde ja ütlesin, et kuule, et su autol põlevad tuled. Et ma ei tea, kas sa oled värskelt akut vahetanud või mitte, aga võib-olla see väga kaua vastu ei pea. Ja siis me rääkisime, et tuli välja, et tegelikult tal olid see nii-öelda tuled jäänud veel põlema, aga need kustuvad ise mingil hetkel automaatselt ära. Aga see polnud üldse oluline. Mind üllatas tema reaktsioon. Ta oli nii liigutatud sellest. Ta ütles, aitäh sulle, et sa hoolid, et see sulle korda läks ja et sa tulid mulle seda ütlema. Minu jaoks oli see üllatav, et nii pisikene asi tähendas tema jaoks nii palju. Ta läks pärast töölt ära ja ta oli ikka veel rõõmus. Keegi pani tähele, keegi hoolis. Meil ei ole mõtet oodata, et maailm avastaks koguduse olemasolu ja tuleks meie juurde Jumalat otsima, keda nad ei ole tundnud, kui seda ei ole neile esitatud mõistetavas keeles. Inimestel ei saa lihtsalt tekkida vajadust Jumala järgi, keda nad ei ole tundnud, kogenud ega näinud. Jah, Jumal tõmbab, aga kogudus peab seda Jumalat esitama. Vahel me mõtleme, et küll ma tunnistan Jumalast siis, kui keegi tuleb seda minu käest küsima. Las Jumal annab selle võimaluse ja küll ma siis räägin. Selline suhtumine ei eelda minupoolset mitte mingit aktiivset tegevust. See on turvaline, sest inimene, kes tuleb küsima, maandab ära minupoolse riski. Aga Issand on meile öelnud, minge ja tunnistage. Mõlemad on aktiivsed terminid. Juba enne, kui keegi tuleb ja küsib.
minnes teiste juurde ja pakkudes neile Jumala lahendusi, eelkõige selle kaudu, alustades sellest, et ma palvetan sinu eest. Kolmandaks ütleb tegelikult see sõnum, et armastama ligimest kui oma koguduse kaaslast. Paulus kirjutab Galaatia 6. peatükis 10. salmis, niisiis, kui meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele. Ärme ka unusta seda, sest kui armastust ei tule esile Jumala koguduses esimesena, siis ei ole meil seda ka väljapoole jagada. Pane tähele oma õde ja venda enda kõrval, isegi kui ta täna istub 3 pinki sust kaugemal kui tavaliselt. Ta on ikka su õde ja vend. Julgusta, tugevda ja lohuta seda perekonda, mille keskele Issand on sind ise pannud. Kristlik usk on selles mõttes unikaalne, et see otsib võimalust tegeleda teistega, mitte minuga. See on suunatud minust väljapoole. Elu ja otsingute keskmes ei ole mina, vaid on Jumal, kes on jaganud ja kes on igatsenud olla inimesega suhtles. Suhtleja Jumal. See on Jumala näo osa, mis koguduses peaks samuti esile tõusma. Et luua suhteid on vaja näha iseendast kaugemale. Märgata teist enda kõrval. Isegi siis, kui see teine on juba koguduse liige kaua, ta on päästetud ja ma ei pea tema igaviku pärast võib-olla muretsema. Paulus ütleb isegi, et eriti tehke head oma usukaaslastele. Me ei ole kogudusena üks töökollektiiv, kes on pandud kokku ühe eesmärgi täitmiseks. Jah, ka sellist suhtumist ma olen kohanud koguduses. Me ei ole ainult kaastöölised. Proovige seda suhtumist oma kodus. Et me lihtsalt jagame elamispinda. Me lihtsalt jagame pangalaenu või me jagame laste kasvatamise ülesannet. Ei kesta väga kaua. Jumal on öelnud, et koguduse liikmetel on kohustus üksteist armastada. Me oleme Jumala, kelle üks põhiomandus on armastus, perekond. Mis tähendab, et siin peab see esile tulema rohkem kui mujal. See armastus, mida ma tunnen oma õe või venna vastu, ei saa olla viletsam kui see, mida ma tunnen maailma vastu. Jumal on igaühte meist armastanud ennem, kui meie oleme osanud armastada. Ja see on meie võlg Jumala ees, armastada üksteist. Ka sinu õde ja vend, ükskõik kui pika kristliku staasiga, vajab vahel armastuse evangeeliumi praktikasse saamise kogemust. See, et ta on Kalju koguduse liige, ei tähenda seda, et ta ei vaja hoolimist. Me vajame seda sama sõnumit. Võib-olla pisut teises vormis või teiste vahenditega, aga me vajame kogeda, et me oleme armastatud. Seega näe oma õde ja venda rohkem kui ainult oma kaastöölist Jumala tööpõllul. Teda kui pereliiget. Pane tähele, mis tema elus toimub ja reageeri vastavalt. Me oleme kõik oma õdede ja vendade eest vastutavad. Ja kurb oleks, kui maailmas leiavad inimesed armastust rohkem kui armastuse Jumala koguduses. Ja lõpuks ütleb tegelikult see sõnum, et armasta iseennast. Sest armastada tuleb oma ligimest nagu iseennast.
milline on minu tänane seis? Kus ma olen? Olen ma terve või olen ma vaevu hingitsemas? Sina, kes sa kuuled Jumalat ja soovid kogu südamest teda järgida, sina, kes sa märkad kaaskristlast oma kõrval, sina, kes sa soovid aidata maailma tema hädades ja viletsustes ja oled alati valmis ulatama abikäe. Kuidas sul läheb? Sul on kohustus hoolitseda ka iseenda eest. Sest ka sina oled Jumalale oluline. Sama oluline kui see maailm. Sama oluline kui õde ja vend sinu kõrval. Sama oluline kui veel päästmata inimesed ja päästetud kogu Jumala perekond. Sa ei suuda armastada neid, kui sa ei ole lasknud Jumala armastusel tervendada ennast. Teate, kui tervistav on aeg-ajalt küsida ausalt, kuidas mul läheb? See on tore ka siis, kui keegi teine märkab seda küsida ja tõeliselt seda ka mõtleb. Aga millal ma viimati küsisin seda iseenda käest? See on nii kerge kaduma. See võib tunduda meile isekas, sest seda meile on õpetatud ja räägitud. Aga hoolimine iseendast ei ole kuritegu. See ei pea seostuma ainult sõnaga egoism, vaid mõõdukas koguses on see väga tervislik ja vajalik. Sest sina oled Jumalale oluline. Jumal väärtustab sind. Ei ole mingit põhjust, miks sina ei peaks ennast väärtustama. Sest kui sa seda ei tee, siis sind ei jätku lihtsalt väga kauaks. Ja kui sa märkad, et kõik ei ole päris nii, nagu peaks, siis ole aus ja tunnista seda. Nii nagu ütleb TT põhimõte iseendale, Jumalale ja kellelegi, keda sa usaldad. Me oleme vahest harjunud ennast ise jätma hooletusse. Sest väga armas on ju iseennast piitsutada ja siis tunda ennast kuidagi väga kangelaslikult. Ilusalt kõlab ju, kui meie hauakivile saab üks päev, ta suri Jumala teenimises. Aga kellele sellest lõpuks kasu on? Tihti on nii, et olles edukas selles, mis meie kätte on usaldatud, saab see ise tihti meile ebajumalaks. Mehena ma võin öelda, et see on meestele eriti omane. Meil on saavutamise vajadus. Aga ega ka meie kallid õed ei jää sellest maha. Õpetussõnad hoiatavad meid ja ütlevad, hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Mõtle korra, mis toimub täna sinu südames. Kas see on ehk väsinud ja sellest tulenevalt täis küsimusi, kibedust, kurbust? Või on selle eest hoolitsetud? Kas see on hoitud puhas ja väärtuslik, sest see on oluline Issandale? Või oleme selle unustanud ja kõige muu nimel ohvriks toonud? Meie südamest lähtub kõik. Ja Pühakiri ütleb, hoia oma südant enam kui kõike muud. Sa oled liiga oluline, et tunda ennast tähtsusetuna. Me ei tohi saada ka ja iseendale Jumalaks, kes üksi teeb kõike, saab kõigega hakkama ja kellel ei ole kedagi vaja. See ei ole Jumal. See on see teine mees. Inimesena, Issanda armastatud lapsena ja koguduse liikmena, Jumala perekonna liikmena on sinul ja minul
suur väärtus. Sa oled oluline ja on oluline, et see sulle ka korda läheks. Kui siin on midagi paigast ära, siis küsi endalt, miks? Ja alusta, nagu ma ütlesin, tunnistamisest Jumalale ja siis kellelegi, keda sa usaldad. Sa oled liiga oluline, et ennast mitte tähtsustada. Sest Jumala sõna ütleb, et me ei suuda armastada ei Jumalat ega oma ligimest, kui me ei armasta iseennast. Issand on oma armastuse valanud välja meisse. Meie ülesanne on see vastu võtta ja seda välja jagada nii endale kui teistele. Ma usun, et selles ei ole sinu enda jaoks mitte midagi revolutsioonilist. Aga väike meeldetuletus on alati hea. Ma ise ütlen enda kohta ja abikaasa ütleb ka enda kohta, et mälu on hea, aga lühike. Ja seetõttu on hea, kui aeg-ajalt põhitõdesid meelde tuletatakse. Sest meil on jagada armastuse sõnum, millele Issand ise oma eluajal siin pani väga palju praktikasse. Ja seda sama praktikat on vaja inimestel kogeda nii koguduse keskel kui meie igaühe sees ja igaühe tegude kaudu. Ja ma usun, et praegune aeg pakub selleks väga palju võimalusi, et olla tõeliselt Jumala kogudus, armastades Jumalat, oma ligimest ja iseennast. Amen. Aitäh, Vilver, see puudutas mind isiklikult väga ja ma loodan, et kõiki teid ka. Me tuleme nüüd pühaõhtusöömaja laua juurde ja kõik, kes on usus ristitud ja Jumala perekonna liikmed, kõik olete oodatud sellest osa võtma. Ja me ütleme ikka kõigile sõpradele ka tere tulemast sellesse erilisse osadusse. Ja kui see sinu jaoks ei tähenda seda, mida pühakiri ütleb, siis koge ometi meiega seda Jumala armastust, aga lase tänase mööda, aga jää siia ja ole meiega. Me laulame nüüd Las Jeesuse veri meid puhastab. Pese puhtaks mu süü.